Käesoleval nädalal aset leidva liiklustalgu tarbeks tegid Eesti inimesed politseile leheküljel liiklustalgud.ee ettepanekuid 4133 asukoha suhtes, kus kiiruse ületajaid kontrollida. Eelmisel aastal oli liiklustalgute näitaja 2500. Tänavu laekus enim vihjeid, ligi pooled Harjumaa piirkonda, millele järgnesid Tartumaa, Pärnumaa ja Lääne-Virumaa. Kevad on käes ja päike paistab, see ongi see murekoht kohe enne suve, kus siis autojuht on harjunud selle ilusa ilmaga võib-olla sõidukiirust natuke rohkem ületama. Et mõistlik on ikkagi võtta rahulikult liikluses. Enamus teated, mis meile on tulnud siis liiklustalgute kohtade kohta, on tulnud ka siis piirangute aladest, on need siis kuskil maanteedel, kogukonda või küladesse pööramise juures, kus kiirus on madalamaks võetud, või siis kuskil bussipeatuste lähedal ja linnas piirangualadel. Et need piirangud on põhjusega. 30 lubatud teekiirus mõõtmise hetkel. 30, mitte 40. Märk on 30 ristmikul just. Teekiirus mõõtmise hetkel 50. Olete oma rikkumisega nõus? Ei saa vastu vaielda. Küll nad ütlevad, et nad läksid kollasega üle ristmiku, siis oli vaja kiirust ületada, ei märganud märki, on vaja nii-öelda siis kas number 1 või number 2 kiirustada, lapsele järgi koolikiire, tööle kiire. Ja on ka öeldud, et naine kodus ütles, et peab kiiresti koju tulema, et neid vabandusi on seinast seina. Mullu tuvastasid statsionaarsed ja mobiilsed kiiruskaamerad Eestimaal kokku üle 300 000 rikkumise, mida oli rohkem kui sellest aasta varem. 2024. aasta 69. liiklussurmas, mis tähistas viimaste aastate antirekordit, mängis mitmel juhul rolli kiiruse ületamine. No on vaadatud sellele andmetele peale natukene ja 69 hukkunust eelmisel aastal liikluses 27 oli siis kiirusega seotud. Paigad Tallinnas, kus kiiruse ületajaid peeti kõige probleemsemateks, olid näiteks Paldiski maantee või Tammsaare tee. TV3 võttetiim väisas talguid esialgu Luise tänaval, kuhu kohale jõudmise hetkeks olid kõik patustajad juba kõrvale võetud. Seetõttu vahetasime ka positsiooni. Tulime Vabaduse väljaku juurde ja siin oli täiesti vastupidine olukord. Kohe kui õnge vette viskasid, nii ka näkkas. 30 lubatud, teie kiirus mõõtmise hetkel 48. Olete oma rikkumisega nõus? E-posti kasutate? Kasutan. Väga hea. Vaadake autost palun. Need kohad on meil kõigile teada, kus nii linnakodanikud kaebavad, kui me ise näeme, et siin juhtub palju õnnetusi, inimesed, eriti kesklinna piirkonnas, siin liigub hästi palju, kas siis kergliikureid, nüüd juba siis neid pisimopeede ja jalakäijaid. Et need õnnetused juhtuvad siin tihedamini. Ja eks me siin mõõdame ja ma ütleks, et täna väga erilisem päev on kui mõni teine. Taavi Kirss sõnab, et kindlasti pole tegu pealekaebamise kampaaniaga. Ma arvan, et see pealekaevamise mõte on kuskilt teisest ühiskonnast ja mingist teisest ajast, mis peaks ammu juba möödanis olema. Et lõppkokkuvõttes on oluline ju inimeste turvalisus. Ütleme, et kui piirangute alast antakse teada, et seal kihutatakse, siis on seal kindlasti kellegi lapsed, kes seal ümber majade mängivad, kellegi lapsed, kes kooli lähevad. Ja see on nagu ühtine turvatunde tõstmine. Ma arvan, et see on mõistlik teada anda.